Tere! Mina olen Kalev Pipelife'ist ja täna vaatame, kuidas Logstackiga analüüsida Windowsi keskkonda ja pahavara käitumist. Alustame siis kergelt keskkonna ülevaatusega, kus meil on siis tegemist Logstackiga. Logime siia kenasti sisse ja vaatame, millises keskkonnas me siis opereerime. Kohe peaks tulema pilt ja näitama meile keskkonna snapshoti, kus on siis näha, et meil on hetkel keskkonnas circa 20 logiallikat, 20 serverit, 20 võrguseadet, erinevat tüüpi, on Windowsi masinaid, Linuxi masinaid, on erinevaid rakendusi ja nagu see on ka võrgusõlmesid, mis siis saadavad kas tulemüüri või NetFlow'd või midagi muude. Aga loomulikult me ei viitsi päev otsa seda ekraani vaadata ja oleme häälestanud endale erinevaid alerte, mis siis anomaaliate puhul meile postkasti potsatavad ja meie tähelepanu küsivad. Et üks sellistest on ka siin minu ees, mis ütleb, et CMI moodul on leidnud pahavara meie keskkonnast ja selleks hostiks, kus see pahavara on siis VS22. Ja sellega on seotud ka kohe üks kasutaja, et see pahavara ilmselt siis on selle kasutaja kontoga kuidagi pidi ka seotud. Et siin on meil kohe ka kena link võtta, kuhu me võime siis klikata, mis viib meid kohe selle alerdi algpõhjuste juurde ja vaatame, mis meile siit siis paistab. Ehk nagu me nägime, oli see viimase tunni aja jooksul, paneme enda ajaakna tunni aja peale. Ja siit on siis näha, et sel ajal on tegelikult veel 1,2 juhtunud. Võime siit vaadata, millised on selle juhtumise osapooled. Kõik selle juhtumise osapooled peaaegu on VS22, ehk meil on erinevaid alerte, mis on selle hetkel triggerdunud tegelikult päris mitu tükki erinevates pahavara sammudes siis. Ja võib-olla, kui meil on selline kahtlustata vahel teada, siis võiks alustada kõige viimasest sündmusest ja vaadata, mis see viimase sündmuse analüütika selle kohta ütleb. Läheb jällegi hetk aega, kuni erinevad sündmused meile kokku traageldatakse, et oleks võimalik siis aru saada, kust nad tulevad ja kust nad lähevad. Ja mida me siit siis näeme, on siis see, et asi on alguse saanud kusagilt WinWordist, kust on siis läinud käima mingit sorti PowerShell'e, millel on omakorda 3 sellist alamprotsessi. On Conhostiga ühendust võetud, on 7-zipiga ehk siis arhiveerimisprogrammiga ja on ka spaunitud eraldi protsess, command, milles siis omakorda on näha, et on runninud protsess conti ja random gibberish. Ja kui enamus neist on sellised normaalsed, üks fail ja üks task, siis siin conti juures on näha, et see programm on tegelenud circa 800 failiga, on loonud 19 võrguühendust ja muutnud ka 10 registrivõtit, et see on kahtlemata meie jaoks väga huvitav protsess. Et võime seda pisut detailsemalt siin vaadata, mis selle protsessi kohta meile teada on. On siis teada, et see protsess jookseb Brandoni õigustes antud hetkel, jookseb sellisest kohast nagu downloads ja konti something, eks ju, ehk see paikneb downloads kaustas. Ja see ongi enam-vähem kõik, mis meile selleks hetkeks teada on. Mida see siis protsess teinud on? Me võime ka võtta need 900 faili siin samas kohe lahti, või 800 faili, aga neid on ilmselgelt liiga palju, et neid siin läbi käia. Et võtame selleks mingi natukene sobilikuma vaate, mis meil on failide analüüsiks, ehk siis file events, niimoodi.
ja siin on meil siis kogu keskkonna failisündmuste kokkuvõte ja mis meil siit näha on, et siin kusagil on üks piik, kusagil 16.30 kandis, mis oli ka selle alerdi trigerdamise ajaks ja see on imelisel kombel seotud selle sama hostiga 22, VS22 ehk ta siit ilmselgelt torkab teistest sündmustest silma. Ehk me võime siit lükata peale väikese filtri ja vaadata, mis sorti sündmusi siin siis on juhtunud selle konkreetse masina peal. Ehk siis filter tekkis meil siia ülesse, VS22, ja on näha, et siin on toimunud, kohe vaatame siis, on umbes 500 uut faili loodud ja umbes 300 tükki on ümber nimetatud. Huvitav, mis asi see küll võiks olla? Et võtaks ja vaataks näiteks, võtame näiteks selle creationi osa, vaatame, milliseid faile on meil siis loodud. Filtreerimiseks, nii, filtreeriti ära meile, millised failid on meil loodud. Ja tegelikult võtame selle konkreetse ajaakna ka, et oleks nagu kitsam vaade. Nii, ja siin on siis näha faili nimed, millised failid on meil siis loodud. Vaatame, kas siin torkab midagi huvitavat meile silma. On mitu erinevat programmi on neid faile loonud. Vaataks, millised need, mis meil siin on sellised, teeme veel kitsamaks selle akna. Siis torkab võib-olla veel paremini silma. Okei, nüüd on näha. Ehk on näha, et see on seesama konti something, mis on neid faile siis loonud ja need failid väga lahedal kujul on kõik ühe nimega. Ehk meil tõenäoliselt hakkavad juba kergelt käed värisema, sest kui on selline readme, mida on nagu 600 tükki või 500 tükki, siis see saab viidata ainult ühele asjale. Ehk tegemist on mingit sorti lunavara kampaaniaga. Ja et selles siis nagu ka täitsa kindel olla, siis muudame filtri ära, paneme selle loomise filtri välja, et vaatame ka teisi sündmuse tüüpe, mis teised sündmuse tüübid on peale loomise olnud. Ja mis meil siit siis paistab, sel hetkel ei ole nagu väga palju muud juhtunud, aga teeme selle ajaaknat sipaka uuesti laiemaks. Näituseks selliseks sipake suuremaks, kus on siis näha, et siin on nüüd nagu suhteliselt palju toimunud failide ümbernimetamist. Paneme selle filtri ka siia peale, et vaatame siis, milliseid faile on ümber nimetatud või kuidas. Ja me näeme seda sama asja, et konti protsesse on siis faile ümber nimetanud. Ja kui me vaatame nende faili nimesid siin tagumises tulbase, siis on näha, et kõik nad on laiendiga U2VTJF ehk siis ilmselgelt on suvalisi faile võetud, täpsemalt nii palju kui kätte sai ja on siis ära krüpteeritud suure tõenäosusega ja nimetatud spetsiifilise laiendiga. Et kui meil nüüd huvitab, kust see asi alguse sai, siis alguses meile paistis, et see on WinWord ise, eks ole. Aga WinWord ise ju pahavara ei genereeri, et võiks natukene edasi uurida, et mida me näeme, kui me võtame failisüsteemi vaate, et mis siin masinas, selles pahavaraga pihta saanud masinas on siis juhtunud sel ajal. Et siit on kohe ka see domineeriv masin on kohe kenasti võtta, Workstation 22, paneme selle filtri peale ja vaatame natukene ajaliselt ettepoole, ilmselt enne, kui meil siin midagi juhtuma hakkab, võtame näituseks, oletame, et 29. tulid need esimesed hoiatused, mis meile tulid, siis meil on loodetavasti selle asja algus ka olemas. Siin on ühesõnaga hetkel siis 900 faili, mis on sel hetkel siis kas
vaatame siis event type on siis kas muudetud või loodud. Ja kui me vaatame protsessid, siis on jah näha, et need konti protsess on siin suurema osa sellest tööst ära teinud. Kuna me seda niikuinii teame, et konti seal on, mis jõudis peale Winwordist pikka ahelat käima, siis me võime selle protsessi siit välja filtreerida. Protsessitest tahame välja, konti on juba väljas. Ja ikka suhteliselt palju asju käsitsi lugemiseks võib-olla alles. Ehk oleks vaja veel natukene mingit hinti, mida me siit otsime, et siin on küll võimalik vaadata uuesti protsesse, millised on siis veel potentsiaalselt kahtlased protsessid. No kindlasti ma tean, et WinLockBeat antud juhul ei ole kahtlane. Me teadsime, et Winwordist sai see asi alguse, see tähendab, et selle me võime ka välja visata ja vaadata, mis meil siis alles jääb. Enamus päefe näitab Brandoni juurde, ehk sellest ei ole meil ka väga palju abi. Vaatame, kas meil on kasutaja filtreerimisest natuke abi. Ja võiks olla, vaatame, mis see kasutaja on teinud. Filtreerime ainult Brandoni tegevused välja. Et saab natukene väiksemaks. Ja mis me siit siis nüüd võiksime, meid huvitavad tõenäoliselt failide loomised, ehk kui me tahame teada, kus mingeid asju loodi, siis siin on näha, et circa 50 sündmust on siin juhtunud, et see on juba peaaegu selline osa, mida kannatab käsitsi üle vaadata. Ja kui me seda siin tsipakene scrollime, siis vaatame, mis meile ette jääb. Ja konti on selline asi, mis meil tuleb natukene tuttav ette, ehk see sama konti exe loomine on siin kenasti näha. Ma oleks pannud selle konkreetse sündmuse siia ka otsingusse, siis on näha, et see fail on kusagil siin loodud 7-zipi poolt. Aga sellest meile hetkel väga ei piisa. See annab meile ainult esimese vihje, et see oli kunagi pakitud ja 7-zip on ta siis kenasti lahti võtnud. Aga edasi ei ole meil ikka selge, kust ta nagu tuli. Ehk siis lähme selle sama koha peale ja vaatame ajas tagasi. Ehk siin on meil selline fail nagu konti tempzip, võib-olla on selle kohta midagi huvitavat. Ehk paneme selle samamoodi otsingusse, tundub, et seda on ainult üks korda. Siin me tunneme ära ka PowerShelli, kes on sellega tegelenud, ehk siis kui me meenutame seda ründeahelat, siis seal oli PowerShell sees, mis siis need asjad kõik lahti võttis. Ehk me peame ajas veel rohkem natuke tagasi vaatama ja siin on juba sellised päris huvitavad asjad, et siin torkab silma mulle kohe selline asi nagu ransom note. Paneme selle ransom node'i ka siia otsingusse, vaatame, mis meil sellega välja tuleb. Ja siit on kohe päris ilus vaade. Ehk meil on see ransom node'i dokumendi fail näha, mida siis on 7-zip loonud, ehk siis 7-zip on võtnud mingi faili ja selle lahti pakkinud. No, kui natukene siia ajas tagasi liikuda, siis on näha, et see ransom node zip on eksisteerinud ja see on loodud siis Thunderbirdi poolt. Ehk siis suure tõenäosusega on siis meilisüsteem seekord olnud meie kasutaja hanitamise allikaks. Ehk siis kuigi meil on suurepärased tööriistad, siis kasutajakoolitus on kindlasti alati väga oluline komponent. Aga sellega võtame meie tänase demo kokku, et peale väikest uurimist suutsime me siis avastada, kust see pahavara tuli, mida ta tegi ja kust ta alguse sai, mis oli see sisendvektor.
aitäh vaatamast, kena päeva!